Tervist kõigile, mina olen Matis ja minu tunnistus on veidi erinev Indreku omast. Võib-olla selles on tegelikult kaks osapoolt ja nii nagu me Vaidoga kokku leppisime ka. Mina olen kristliku kodu kasvandik ja mul on olnud see eesõigus ja minu vanemad olid oma varajasest noorusest Oleviste koguduse liikmed ja ma kasvasin sisuliselt nende koguduse müüride vahel üles, on keskne koht minu lapsepõlve mälestustes ja ma olen sellest üli tänulik ja kujuta ette, kui tänulik ma olen sellest. Sest see oli üks hea ja turvaline keskkond, kus kasvada. Eriti seda sügaval Vene ajal. See oli omamoodi selline paralleelreaalsus. Aga kristliku kodu kasvandikuna ei olnud ma üldsegi mitte immuunne või kaitstud kõige selle eest, mis maailmas on. Ja ma olin 14, kui poisid tänaval surusid mulle esimest korda pihku mingisugused halva kvaliteediga koopiad mingisugusest pornoajakirjast. See oli minu esimene kokkupuude sellise materjaliga. Ja see on olnud selliseks nagu mustaks plekiks minu elus aastaid, mida ma tohutult häbelesin, kandsin koormana enda sees. Ma kunagi ei olnud õnneks, ma ei läinud nii ekstreemsustesse, nagu ma olen lugenud hiljem nagu teisi inimesi, kes on sellega nagu tõsiselt orjastatud olnud. Aga sellest piisas, et mu alateadvus oli saastatud ja see süü ja selline häbikoorem, eriti kristlikus sellises ringkonnas käies ja olles ja toimetades, mis minuga alati kaasas käis nagu üks pilv, mida tegelikult nagu teised ei näinud, aga mina nägin, mina tundsin. Ja selle kaudu nagu kurat sai valetada mulle kogu aeg öelda, et kui teised teaksid, milline sa tegelikult oled. Kui nad teaksid, kui must su süda tegelikult on. Ja ma kuulasin alateadlikult sellist valet järjepidevalt nende aastate jooksul ja ma hakkasin vaikselt taandama ennast kogu aeg igalt poolt. Jah, ma mängisin pilli ja ma ülistasin Jumalat ja ma elasin nii, nagu ma oskasin, nii hästi ja õigesti, nagu ma oskasin. Aga see asi käis kogu aeg minuga kaasas. Ja mul oli nagu kergemaid perioode ja see oli raskemaid perioode. Kuni ükskord Jumala vaim lihtsalt sõitis sisse sellesse olukorda ja ma tean, et see on selline koht, kus ilmselt ka minu eest paluti. Ja ühel hetkel ma teadsin, et ma pean minema Soome oma sõbra juurde, oma sõbra Olavi juurde, paluma tal kutsuda kokku eestpalvetajad selleks, et ma saaks vabaks. Kujuta ette, päris siuke huvitav nagu retsept. Ja ma helistasin Olavile ja ütlesin, kuule Olavi, siuke lugu on. Nüüd ma pean tulema, sest ma spetsiaalselt läksin sinna. Ja minu eest paluti, ma arvan, 3 tundi. Ja ma sain vabaks. Nagu mitu tonni koormat läks seljast. Ja mis huvitav on see, et Jumal, see ei ole üldsegi mitte esimene kord, kui ma sellest tunnistan. Kohe pärast seda läksin ma koguduse koosolekule pühapäeval ja Jumala vaim ütleb, et kui sa nüüd tahad päriselt vaba olla, siis sa lähed nüüd sinna ette ja tunnistad seda. Ma olin pastori vend, ma olin ülistaja, ma olin kõik asjad, ma olin pereisa, mu lapsed olid seal. Mis te arvate, kas ma tahtsin minna? No ei tahtnud. 200 inimest saalis. Aga ma teadsin, et pühavaim ütles mulle seda, ma läksin ja tunnistasin. Meeleparanduse laine käis üle koguduse selle tulemusena. Inimesed üks tõusis üles, teine tõusis üles, 3 tõusis üles. Kuule, mul on ka see asi ja midagi sai murtud. Ja minu elus sai murtud midagi. Ja see on ka see, mida ma täna siin teen.
Ma tahan selle juurde ka öelda väga selgelt seda, et kui Jumal sind vabaks teeb, siis ta asetab sind täielikku vabadusse. Muuseas, sul on vabadust võimalik ka väärkasutada. Sul on võimalus selle samasse sopohoia tagasi minna. Ka selleks sa oled vaba. Ja mina pean tunnistama, et ma olen mõned korrad seal sopoajas käinud pärast seda. Aga ma pole niimoodi konksu otsa jäänud enam. Ja küll on hea minna Jumala juurde ja võtta vastu Jeesuse vere pesemine. Pane see maha. Ja ma olen õppinud nägema tänu sellele, et kogudustes ka, kui paljudel meestel on see probleem ja keegi ei julge rääkida. Sest kõik arvavad, et see on sama, nagu tuleks siia ette, võtaks lihtsalt püksid maha. Natuke niisugune tunne ongi. Aga point selles, Jeesuse veri on rohkem kui küllaldane. Selle eest ka. See oli esimene osa tunnistusest. Teine osa, kui Indrek rääkis oma isa kogemusest, siis Vaido palus, et mina rääkiks oma isa kogemusest. Ja minu isa kogemus on täpselt vastupidine. Minul oli ees õigus olla sellise perelaps, kus isa oli, ma ütleks, et selline palve tugisammas. Ja kui tema hakkas paluma, siis asjad hakkasid juhtuma. Kui ma mäletan, kui olin väike poiss, tulin koju koolist ja isa oli tavaliselt kui juba kodus, aga ta kunagi ei vaadanud telekat või lugenud raamatut või ei veetnud lihtsalt aega. Enamasti ta oli oma toas. Mõnikord ta magas raskest tööpäevast. Enamasti oli ta põlvedel. Enamasti. Ta võis veeta seal tunde. Ja mu isa palvesoovid või palvete tulemused olid sellised, et kui tema hakkas paluma, siis ta võttis sellest kinni nagu bulldog ja ta ei lõpetanud enne, kui vastus oli käes. Mõnikord see vastus oli selline, et ma ei tea, mida see tähendab, aga mulle öeldi nii. Ma olen näinud, kuidas inimesed lähevad näost ära selle peale, mida ta ütleb. Ma olen näinud, kuidas inimestel langeb koorem. Ma olen näinud, kuidas inimesed saavad vabaks. Ma olen näinud, kuidas imed toimuvad. Ja see on tegelikult pärand, mida ka kurat tegelikult tahab varastada läbi selle, mida ma enne rääkisin. Ja see pädeb meie kõikide kohta. Meile on antud osa pärandit, mida Jumal tahab, et tuleks esile. Kiitus Jumalale, täna ma võin öelda, et see pärand hakkab esile tulema, ka minu elus. Ja üks asi veel oma isast, ma räägin ühe asja veel ja siis ma lõpetan. Isaga oli nii, et ma nägin, kuidas ta väga rasketel aegadel, minu pereelu selles mõttes ei olnud ka, kui ma olin laps, ei olnud mingisugune lust ja lillepidu ja meie lakkumine. Mu isa ja ema olid teinekord nagu tuli ja vesi. Ja üks oli õrna hingega heliloo ja teine oli siuke ratsionaalne ja siuke paras jurakas. Ja siis pane need kaks kokku ja saad päris turbulentse olukorrada ja teinekord. Aga, ja oli pikki perioode, kus isa, ma nägin, et tal oli väga raske. Ja ta tunnistas, ütles, et tead, oli olukordi, kus mu kannatus oli nii katkemas, et ma tahtsin autoga vastussuuna vööndisse keerata. Aga Jumala sõna oli minuga. Ja ma panin jala ette ja päeva järgi. Ja Jumal keeras asjad kõik õigeks. Ja ma nägin oma vanemate elu õhtul, kuidas isa viimastel eluaastatel hakkas saama kätte seda, mida Jumal oli nii-öelda temasse investeerinud, kuidas tema elusse tekkis prohvetlik mõõde.
kuidas ta kõndis ühes sellises Jumala ligiolus ja sai isaks väga paljudele teistele inimestele, poistele, noortele meestele, kellel ei olnud isa või kelle isaga oli jama. Veikogi on tunnistanud seda. Ja et Jumal paljundab seda. Ja see on see, mida mina oma lastele olen tahtnud ka edasi anda, et kui nad oma isa peale mõtlevad, et siis ei ole kaugeltki mitte täiuslik inimene, vastupidi. Aga et seal on see, et Jumal tõi igast olukorrast välja ja Jumal on ustav. Need kaks asja. See on minu tunnistus täna. Ja ma tahan lõpetada sellega, et kui kurat sulle